Enne kui me laulsime siin, et me laulsime midagi juubeldamisest, mis laulus oli esimeses laulus, kas on nii, jah? Juubeldamine. Teine laul juubeldamisest. Siis ma vaatasin raalis ringi, mõtlesin, et huvitav, kas see kõlab nagu juubeldamine. Ja nii, et ma tahan julgustada sind, kui sa juubeldanud laulmise ajal, siis nüüd jutluse ajal, kui sa kuuled midagi head, mis sa tunned, et julgustab sind ja käib sinu kohta, siis sa võid juubeldada. Sa võid olla rõõmus, sa võid hõisata ja sa võid amen öelda või halleluuja. Halleluuja muuseas tähendab kiitus Jumalale. Alati hea öelda. Kuskil Aafrikas või ma ei mäleta, kus kohas, mis riigis see oli, vist isegi Lõuna-Koreas äkki, kus on 40% kristlasi, seal öeldi, et kui sa tänaval kõnnid ringi, siis iga teine sõna sa kuuled halleluuja. Sest nii palju kristlasi seal. Ühel päeval, ma usun, Eestis me jõuame sinnamaani. Oled sa vahepeal leidnud üles Markuse evangeeliumi 4. peatüki? Nii kähku, nii tubli. 4. peatükk ja salm 26. Ja ta ütles, Jeesus ütles, nõnda on Jumala riik. Otse kui inimene viskab seemet maa peale ja heidab magama ja tõuseb üles öösel ja päeval ja seeme tärkab ja sirgub nõnda, et ta isegi ei tea, kuidas. Sest maa kannab vilja iseenesest esmalt orast, pärast päid, siis täit nisu pea sees. Aga kui vili on valminud, saadab ta seda maid sirbi sinna, sest lõikus on käes. Ma tahan küll rääkida täna teemal, mis võiks kõlada umbes niimoodi, mida sa vajad enne lõikust. Mis on see, mida sa vajad vahetult enne, kui lõikus tuleb? Kui me räägime võimsatest asjadest elus, siis minu arust üks väga võimas asi elus on kontekst. Ütle, kus minuga kontekst. Eesti keele filoloogid teavad väga hästi, mis ma silmast pean. Kontekst annab teatud tähenduse teatud sõnadele. Sa pead vaatama asju kontekstis. Piibli uurimises on alati öeldud, et sa pead lugema asju kontekstis. Eks ole nii? Muidu sa võid lihtsalt lugeda, et Juudas läks ja poos enese ülesse. Ja võtta järgmine kirjakoht, mis ütleb, et sina mine tee seda sama. Ja leida kolmanda, mis ütleb, et mida sa teete kiiresti. Või lugeda kontekstist väljas lihtsalt ühte salmi osa, mida kõik olete kindlasti kuulnud. Kõik on pattu teinud. On kõik kuulnud seda salmi, kõik on pattu teinud? Aga meil on ettekujutus, et see lause lõpeb hüüumärgiga. Aga see lõpe, isegi mitte hüüumärgiga, see ei lõpegi selle sõnaga, et kõik on pattu teinud, vaid see jätkub sõnaga aga. Mis tähendab seda, et tuleb mingi järgmine mõte. Ja see lisab konteksti asjale, ütleb, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas. See muudab kogu mõtte, kas pole nii? Esimene asi lihtsalt ütleb, et meil on probleem, aga teine ütleb, et meil on juba lahendus olemas. Aga elus kontekst on väga väeline asi. Üksik sündmus üksinda eraldiseisvana ei pruugi veel tähendada sinu jaoks seda, mis tähendab see sündmus teatud kontekstis. Üks halb asi juhtub sulle, see viisin veel rivist välja, kui vilt on vedanud kaua aega ja miski ei ole korda läinud, siis üks asi lisandudes sinna äkitselt loob olukorra, kus sa ütled, ma ei saa elus hakkama, mul ei tule välja, ma ei kõlba, ma ei ole piisavalt hea ema, ma ei ole piisavalt tark inimene, ma ei ole äriinimene, ma ei ole see inimene, ma ei kõlba ülistama, ma ei saa oska palvetada, minust ei saa asja. Ja see sündmus üksinda iseenesest eraldiseisvana ei tunduks nii hull, aga kontekstis äkitselt see muutub üsna jõuliseks, kas pole nii. Kontekstil on võime võimendada asju. Jeesus, kui ta kuulutas, siis ta kuulutas suurema rahvahulga puhul mere pealt, ehk et Galilei järve pealt. Ta sõudis natukene eemale või lasi sõuda ja see rahvas teatavasti oli mäenõlvakul ja
ja hääl niimoodi mere pealt tulles, mägi ja kogu see kontekst seal mõjus nõnda, et tema hääl oli võimendatud ilma mikrofonideta ja võimenduseta. Nii et teatud olukord võimendas Jeesuse jutlust. Ja ma usun, et elus ka teatud asjad võimendavad asju. Kontekst annab mingisuguse tähenduse asjadele, mis eraldiseisvalt ei mõjuks sellisel viisil. Ja ma mõistan, elu üldiselt on raske. Siin ei pea veel juubeldama, aga lihtsalt see on niisugune väike kõrvalelu fakt. Elu ei ole alati lihtne, kas pole nii? Kõik asjad ei lähe nii, nagu sa tahad, kõik ei juhtu siis, kui sa tahad. Inimesed seisavad sulle vastu, inimesed ei saa sinust aru, sina ei saa neist aru, olukorrad on keerulised, probleemid inimestega. Oleme õiges grupis täna hommikul, siin me sattusime kuskile mujale. Eestlased, okei. Kui sa oled inimene, siis juba see käib meie kohta, kas pole nii. Ja elus on väljakutsed ja on pinged ja kui sa oled pinge väljas, siis vahest on lihtne sattuda ülepingesse. Ja kogeda närvivapustusi ja mis iganes. Nüüd, ma ei mõista kindlasti hukka inimesi, kes on oma elus kogenud tõsist ülepinget. Sest me kõik tajume olukordi erinevalt. Mis mõjub ühe jaoks, nagu naljanumber on teise jaoks väga tõsine asi. Ja ta võtab seda väga südamesse, see mõjub talle tohutult. Aga võtta see teine inimene, kellele alguses see oli naljanumber ja lasta tal minna läbi teatud elufaasidest ja teatud sündmustest ja luua teatud kontekstis ka tema jaoks mingi olukord võib muutuda väga tõsiseks asjaks, mis paneb teda sirutuma mingi tableti järgi. Küsib, et hei, mida sa võtad? Ma vajan seda, mida sa võtad. Ja nõnda siis hea uudis on see, et kui sa oled ka mingisuguse ajutise ravi peal, et saada rahu, siis tõeline rahu tuleb Jeesuselt. Jeesus on rahuvürst ja kui me saame ilmutuse sellest, siis ma usun, et me võime vabaks saada kõigist teistest abiallikateks. Me ei pea jääma nende asjade juurde. Aga tõsiasi on selles, et me võime asju kogeda erinevalt ja kontekst võib maalida meie maailma tumedamaks, kui see tegelikult on. Ma alati hämmastun sellest, kuidas mingite asjade kokkulangevus võib lõpuks lüüa meil nagu kaitsme läbi. Äkitse ütleb ekraani pimedaks, tahaks kõigele käega lüüa, kõik kuu peale saata. Oled sa seda kogenud? Ma ei tule enam siia kogudusse. Ma ei... Ja tule ikka. Ma ei käi enam sinuga läbi. Ei. Ma ei mängi sinu liivakastis enam. Ma lähen teise. Vanasti öeldi, et ma ei pissi su liivakast enam, siis sa märga liiva. Ühesõnaga, mingi asi võimendab seda piisavalt, lööb sul eest pimedaks ja saab sinu kontekstiks. Ja tihti kontekstiks võib olla asjad, mis meie elus on varemalt juhtunud, mis loovad teatud eeldused meie jaoks. Vahest isegi kujundavad meie perspektiivi sellest, kuidas asjad paistavad olevat või on meie jaoks. Näiteks mõni inimene, kellel on olnud keerulised suhted kellegi inimesega ja pärast seda ta kohtleb teisi inimesi selle alusel, mida ta õppis sellest eelmisest suhtest. Ütleb, kõik mehed on sead või kõik need on need. Ühesõnaga, ma ei tea, mis see sinu kontekstis, kuidas see kõlab ja mida sa täpselt silmas pead. Ma lihtsalt viskan mõned näited välja, et anda sulle ideid, aga ma loodan, et sa saad aru, millest ma räägin. Nüüd see suur viga tegelikult võtta see, mida keegi teine põhjustas sulle ja maksta seda kätte
kellegile, kes ei ole üldse süüdi asjas. Kes täna võib-olla on kena inimene, palju parem, kui sa isegi märkad. Aga see mineviku kontekst paneb sind asju vaatama teisest perspektiivist. Ja kontekst on võimendaja. Pettumused ja valud ja õudsed läbielamused võivad tõesti põhjustada seda, et keegi jõuab paika, kus ta enam ei usalda inimesi, kus ta ei julge ennast avada. Ja tõepoolest ka võib jõuda sinnamaani, kus ta ei julge ennast avada Jumalale. Ja meie elu või südame ukse võti asub seespool. Jumal ei saa sinu südant lahti teha. Sina saad end selle lahti teha. Amen. Ja elus on tõsi, et kui sa oled haiget saanud armastuses, siis me kipume ehitama üles müürid, samad müürid, mis hoiavad haiget saamise potentsiaalselt eemal, hoiab ka õnnelikkuse eemal. Ja sa ei saa muidu, kui sa pead uuesti usaldama ja muutuma haavatavaks, avama ennast ja mitte laskma sellel kontekstil maalida endale seda olemasolevat nagu reaalsust. Ja mingil hetkel peab mingi nihe toimuma su mõtlemises. Ja mis iganes seda põhjustab, kus see juhtub. Ma mäletan, ma olin poisikesena, käisin Uulu koolis. Keegi teab siin, kus Uulu asub? Uulu on Uulus, 15 kilomeetrit Riia poole siit. Ilus paik muuseas, väga kena väike kohakene. Ja ma elasin seal. Emaga kolisime sinna, ma olin 6-7-aastane, 6-aastane, võib-olla 5. Aga ma tean, ma läksin üsna peatselt kooli. Ja ma mäletan, kui minu majas elas õpetaja, kes oli eesti keele õpetaja ja hiljem mu klassijuhataja. Ja tema küsis mu käest, enne kui kooli läksin, et kas ma kavatsen ka hästi õppida. Ja ma ei teadnud midagi õppimisest, nii et ma ei oska midagi öelda selle peale, ta oli väga pettunud. Aga esimesed 3 aastat ma võin julgelt öelda sulle, ma olin hea õpilane. Tihti puhad kõik 5, vahest mõni üksik 4, ma olin hea õpilane. Ja ma ei saaks öelda, et mul oli halb lapsepõlv, ma elasin küll ilma isata, aga mu ema kandis minu eest hoolt, ta tegi kõvasti tööd, armastas mind, hoolitses mu eest. Ma kasvasin oma arust, vähemalt oma arust õnnelikun üles. Mängisin poistega sõda ja loopisime tammeterudega autosid ja kõike seda, mida tol ajal võis teha, et huvitavam oleks. Midagi mullemaid asju ka see muidugi, üks me panime nööri ette sõidutee peale. Lootsime, et üks auto tuleb ja siis saab väikse ehmatuse, aga tuli hoopis selle minu sõbra vend jalgrattaga. See õnneks juhtus või lugu kõik läks hästi. Ma tean, kellel on asjad hullemini läinud. Aga ühesõnaga ma ilmutan sulle väikseid saladusi ka pahategudest, mis ma olen teinud, aga üldiselt ma olin hea poiss, ma sain head kohtlemist, aga mingil põhjusel ma siiski kasvades ülesse tundsin ennast alaväärsena. Ja mingitel hetkedel isegi mõtlesin, et ma olen kole. Kahtlemata ma olen üle saanud sellest tänaseks. Kas ma olen paremaks saanud, see on ise asi, aga ma olen üle sellest saanud. Mul oli mingil hetkel tekkis või oli lapsest saadik, ma ei mäleta muidugi seda, aga sünnimärk lõua otsas. Siiamaani on. Täna on nahk nii tume, enam ei märka seda eriti, aga ma mäletan, mingil põhjusel see läks mulle väga korda. Ilmselt sellepärast, et teised lapsed alati, kui nad minuga rääkisid, tead, vaatasid ja puudutasid selle, ütlesid, mis sul on ja nii edasi. Ja tead, see mõjutas mu käitumist, nii et lisaks sellele veel, ma mäletan, oli tol ajal eriti juttu kollastest hammastest, et sul on kollased hambad. Ja siis sa julged eriti naeratada, vaid naeratasid nüüd. Ja siis, kui käed ära võtsid, siis oli suu kinni. Paljud tead sihukest asju, on mäletavad. Mõned teist on teinud seda. Ja nii, et mul oli väga palju sihukest madalat eneseväärikust ja võitlust iseendas. Nüüd ma teismelise eas
proovisin suitsu teha ja siis jõin esimest korda koduveini ja jäin purju. Ma tunnistan sulle ja siis ma tundsin julgust, siis ma tundsin, ma olen kõva mees ja julgesin minna peole, julgesin rääkida tüdrukutega ja julgesin neid tantsima kutsuda ja nii edasi. Aga muidu tavalises olekus, kaines olekus ma olin vägagi arg, tagasihoidlik ja madala eneseväärikusega. Ma võitlesin sellega mingil põhjusel. Aga siis ma sattusin keskkooli linna, 4. keskkooli ja selle klassi kõige kenam tüdruk, Signe, viskas mulle silma. Tead, ma julgen tema suunas vaadatagi. Aga tema oli see, kes lähenes mulle, võttis mu käest kinni, viis mind kuskile, ühesõnaga meil hakkas seda suhe pihta. Ja pärast seda ma ei ole enam iial arvanud, et ma olen kole. Kui ma olen üldse midagi arvanud, siis ma olen mõtelnud, et ma olen kole ilus, aga õudselt ilus. Mingisugune nihe peab toimuma sinu kontekstis. Mingisugune uus ilmutus, mingisugune sekkumine olukorda, kus äkitselt see, millest sa oled lugenud välja oma enda väärtust ja ennast nagu hinnanud ja ennast nagu lugenud selle valguses, äkitselt mingid situatsioonid, mingi olukord, mingisugune nagu süst, armastus, süst, väärtust muudab sinu enesepildi. Ja sõbrad, see on täpselt see, mida Jeesus tegi, kui ta astus minu ellu, kui ta astus sinu ellu. Ta tegi sind väärtuslikuks. Ta muutis sinu konteksti. See ei ole, et enam kõik on pattu teinud, vaid Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses. Ja meie kontekst peab muutuma. Miski peab muutuma, et me hakkaksime asju teisel viisil nägema. Nüüd, kontekst on ka võtmesõna selles ja kangelane selles väikses loos siin, mida me lugesime. Ja siin on lugu, kus inimene viskab seemet maa peale. Ja minu teema on see, et mida sa vajad enne lõikust, enne kui tuleb lõikus. Paljudest teevad seda, et seemne külvamise ja lõikuse vahepeal on teatud periood, mis on võib-olla see kõige keerulisem asi ja enamus elu toimubki seal vahepeal. Tore aeg, kui asjad saavad külvatud, uued asjad saavad käima lükatud, aga enne kui sa näed tõelisi muutusi, on see vahepealne periood. See on see, kus sa pead vastu pidama. See on see, kus sa pead ellu jääma. Siin on koht, kus sa läksid läbi kannatusest, väga raske löök tabas su elu. Siin on koht, kus sa oled jälle terve, aga see vahepealne periood, see on see suur küsimärk, kuidas ellu jääda seal, vastu pidada seal. Ja niisama väeline kui kontekst on ka loomulikult seeme ise. Seeme, mida külvatakse. Aga kui vägev ka seeme ei oleks, ilma kontekstita, ilma mullata, seeme kunagi ei vabasta seda potentsiaali. Nii et ta peab olema külvatud õigesse pinnasesse, õigesse konteksti. Nii et see lugu siin hakkab pihta külvamisega. Nüüd esimene asi, mis ma tahan, et sa jätaksid omale meelde. Sa ei saa kunagi lõigata ennem, kui sa oled külvanud. Sa võid isegi öelda oma naabrile seda. Sa ei saa ennem lõigata, kui sa oled külvanud. Me mõistame seda oma peaga, aga vahest meil on raske seda oma elus uskuda, kas pole nii? Siis me tahaksime saada kasumit enne investeerimist. Me tahaksime saada häid suhteid ilma selle, et me panustaksime nendesse. Me tahaksime, et lihtsalt iseenesest asjad juhtuksid. Me tahaksime, et Jumalaga oleks meil tohutu lähedane suhe ja kogu vastutus on Jumala peal. Tema loob selle suhte heaks. Mina lihtsalt olen. Me tahaksime suuri lihaseid ilma valu tundmata jõusaalis. Me tahaksime, ma ei tea, mida me kõike tahaksime, ilma selleta me paneksime oma osa selle sisse. Me tahaksime head võidmist ilma selleta, et läbi minna asjadest, mis selle võidmise sinu elus toovad esile. Mulle tohutult meeldib piiskop T.D. Jakesi näide võidmisest. Ma ei tea, sa oled selle iial kuulnud. Sa võid minna poodi ja osta omale pudeli oliiviõli. Head võideõli. Pole vahet, kas sa võiad sellega panni või võiad sellega midagi muud, aga see on võideõli ja sa ütled, palju see võideõli maksab.
6 euri, ma ei tea, mis need maksavad, 4 euri, mis iganes. Sinna kanti, kas pole nii. Ja võib-olla rohkem, võib-olla hea õli maksab isegi rohkem. Aga see tõeline hind ei ole mitte see 6 euri, mida sa seal poeletil näed ja pead maksma neile kaubatootjale. See tõelist hinda teada tahad saada, siis sa pead minema ja külastama oliivi, kes kasvas lootuses, talle päike ja tuul ja niiskus ja tal oli teised oliivid, kellega koos ta kasvas, tal oli rõõmus elu, kuni ühel päeval ta korjati sealt puu pealt ja viisati traktori kuskile suurde kasti ja siis viidi ühte erilisse majja, kus oli suur press ja pandi sinna suure pressi vahele ja siis hakati teda pigistama ja mulluma ja igast küljest ja siis raputati, muidugi ennem pesti ja kõik see, mis toimus ja siis lihtsalt survestati, pigistati kõik mahlad välja vaesest oliivist ja siis visati lõpuks kogu see kamp oliive, see meie kangelane oliiv nende seas üle aia kuskil prügimäele ja kui sa lähed sinna prügimäele ja otsid sealt ja surgid oma kepiga, leiad sealt ühe kortsus kuivanud oliivi, siis sa võid küsida, mis on tõeline hind võidmisel. See on tõeline hind, mis võidmine maksma läheb. Tihti inimesed tahavad saada võidmist lihtsalt niisama. Tulen koosolekule, pastor, pane mulle käed peale, ma tahan sama võidmist, mis sul on. Ma lähen piiblikooli ja ma saan sama võidmise. Võidmine, nagu õpetas Taavet, tuleb esile, kui sa oled oma vaenlase ligiolus, kui on mingi vastane, kui on mingisugune olukord, mis nõuab selle väe esile tulemist. Võidmine läheb alati midagi maksma sulle. Ja enne kui sa saad lõigata, sa pead külvama. Häid suhteid ei saa ilma heade sõnadeta ja heade tegudeta. Teadmisi ei saa ilma lugemata. Mis iganes see on, mida sa vajad, sa pead kõigepealt panustama selle sisse, sa pead õppima selleks, et omada tunnetust. Nüüd ma usun, et iga sõna, iga tegu ja iga mõte, mis me mõtleme, ütleme või teeme, on üks seeme meie elus. Ma arvan, et meil ei ole raske mõelda selle fakti üle, et iga sõna on kui seeme. Sest isegi psühholoogiliselt väga palju asju meie elus täna on mõjutatud sellest, mida meile räägiti, kui me olime noored, kui me olime lapsed. Meie enesepilt. Ma mäletan 40 aastat hiljem mõningaid sõnu, mis mulle öeldi, kui ma olin väike poiss. Mida võib-olla keegi õpetaja ütles, mida võib-olla ema või isa vihas ütlesid, või keegi õde ja vend, kes mingisuguseid repliike tegi, kas või seesama, et sul on kollased hambad, ja keegi ei tahtnud omal kollased hambad, kõik tahtsid valgeid, ja inimene varjab, käitub võib-olla isegi täiskasvanuna selle väikse repliigi tõttu, mis olid sõnad külvatud sellesse pinnasesse, nii et sõnad on väelised. Amen. Sõnad on väelised. Ja eriti, kui neid sõnu korratakse. Mul oli emal üks sõbranna nimega Leida Luts. Tal oli poeg Riho Luts ja Riho oli mu parim sõber. Aga mul meeldis tohutult Leida, sest iga kord, kui me läksime Leida juurde, siis Leida oskas mind üles tõsta sõnadega. Ja tal oli alati hea viis seda teha, ta ütles, et minu poeg, no see, mis see on, aga vaata, Janno. Ta oli vahva. Tegi seda muidugi väga omapärasel viisil. Aga mõtle sõnade peale, nagu James F. Kennedy, Ameerika president, kes ütles niimoodi, et ära küsi, mida sinu riik võib teha sinu jaoks. Aga küsi, mida sina võid teha oma rahva ja riigi jaoks. See on hea sõna. Sama on koguduses. Et ära küsi, mida kogudus võib teha sinu jaoks. Või küsi, mida sina saad teha koguduse jaoks. Ära küsi, mida minu perekond saaks teha minule. Või küsi, mida mina saan teha oma perekonna jaoks. Väga õige sõna. Sõna, mis on kujundanud paljude inimeste mõtlemist ja arusaamist.
Aga ma mõtlen veel selle sõnade juures, enne kui ma lähen edasi, selle kordamise väest. Kordamine. Ma õppisin omal ajal kodus väikse poisina luuletusi pähe ja nii edasi. Ja ma mäletan ka, ema õpetas mulle, et korda seda, kirjuta seda mitu korda läbi, korda seda. Aga on tohutu vägi kordamises. Ja põhjus, miks paljud meist mäletavad korrutustabelitena, aga ei mäleta võib-olla Eesti esimese presidendi sünnikuupäeva, on sellepärast, et korrutustabelit sa oli palju kordanud ja korrutanud ja seda teist kuupäeva mitte. Mida sa korrutad, see kaldub jääma püsima sinus. Ja kui inimene korrutab ise endale, et ta on rumal. Ma ükspäev alles midagi tegin kuskil seal ja keegi ütles seal, võib-olla isegi mul ema juures kodust ütles, rumala peaga tegin see nõnda. Oled sa kunagi nii ütlen? Rumala peaga. Või inimene arvab endast, et ta ei kõlba, ta on väärtusetu, korrutab seda ise endale ja lõpuks hakkab seda uskuma. California ülikool tegi uurimuse, et nõrk sõnum, kui see on öeldud 2 korda, mõjub tugevamalt kui tugev sõnum öeldud 1 kord. Kui on sõnum nõrgem, aga seda 2 korda öeldakse ja üks uuring on teinud kindlaks, et kui isegi sa kuuled valet, mis sa tead, et on vale, alguses ja siis kuuled selle teisest kanali pidi ja siis 3. kanali pidi ja lõpuks, kui sa oled kuulnud 9 korda, sa hakkad uskuma, et see on tõsi. Sest kordamisel on võime muuta asi sinu jaoks reaalsemaks. Me just ennist rääkisime evolutsiooniteooriast siin ja kuidas selle kordamine lõpuks on pannud inimesi uskuma, et see ongi nii. Kuigi seda pole kunagi keegi tõestanud. Nõnda siis sõnad mõjutavad tundeid. On see nii? Head sõnad teevad tunded heaks, halvad sõnad tekitavad halba tundeid. Ja tunded mõjutavad sinu hormoone ja hormoonid mõjutavad sinu aju. Nii et teatud sõnad mõjuvad teatud geenide tööle, ole ettevaatlik, mis sa räägid oma lähedastele. Amen. Nüüd veel üks tõsiasi külvamise suhtes. Sa pead alati külvama väikse varuga. Ma ei ole väga suur põllumees, kuigi mul meeldib istutada ja mu ema ütleb, mul on kiiks iga kord, kui ma käin kuskil Neeva aias, siis ma ostan jälle mingisuguse puu kaasa või midagi. Ma ei tea, kui hea ma olen selles, et niisuguseid tavaasju istutada ja korraldada, aga puid mulle meeldib istutada. Aga ma mõistan seda, et kui sa vajad sellise hulga saaki ja arvestad sellega, et igaüks seeme peaks kandma nii palju vilja, siis sa ei saa alati loota selle peale, et iga seeme kannab vilja, sa pead külvama väikse varuga, et saada seda, mida sa ootad. Tundub õige, kes pole nii. Ja ma olen leidnud seda, et see on elus tõsi samamoodi. Näiteks, kui ma tahaksin kutsuda koosolekule 10 inimest ja et kõik 10 tuleksid, siis ma peaksin kutsuma 20. Kui ma räägin vaimulikust koosolekust. Ma olen üsna veendunud selles ja me oleme teinud väikseid katseid siin ennem, aga näiteks kui me tahaksime meie kui kogudus kutsuda terve linna inimesed Pärnu koguduse teenistusele külla ja saadaksime välja näiteks 15 000 flaierit, mis umbes, ma arvan, on, kui palju eluasemeid siin linnas on. Inimesi on võib-olla 35 000, võib-olla rohkem, enam-vähem 15 000 flaierit korteritesse, majadesse, siis ma arvan, et protsent inimesi, kes tuleksid nende flaierite peale teenistusele, oleks umbes 15 inimest. Ma olen üsna kindel, see ei ole palju rohkem. Me oleme kunagi teinud ühe katse, kutsusime jõulupeole ja selle flaieri peale tuli vist 1 või 2 inimest. Aga me ei teinud tervet linna. Nüüd, kui me paneksime sinna flaieri peale, et me anname kõigile vägeva toidupaki, siis ma arvan, tuleks 1500 vähemalt. Kui me ütleksime, anname kõigile 10 euri või 50 euri, no siis tuleb veel rohkem. Kui me anname 1000 euri, siis on kõik kohal. Aga kui me ütleme, et me kutsume kõiki rahvast näiteks toetama ja tulema oma annetusega kogudusse, et toetada meie elektritrummi ostmise projekti, siis võib-olla tuleb 2 inimest kohale. Nii et igas lõikuses on teatud tõenäosuse keskmine, mis kohale tuleb. Ja kui sa tahad seda arvu kätte saada, siis sa pead nii palju ennem külvama, et seda kätte saada. Ja sa pead teadma, kui palju sa pead külvama. Ja see lugu juhatab mind
lehekülg tagasi külvaja loo juurde ja vaatame korra selle peale. 4. peatükk jätkuvalt Markuse evangeelium, peatükk 4 ja salm 3 ütleb siin: kuulge, vaata, külvaja läks välja külvama ja sündis, kui ta külvas, et muist kukkus tee äärde ja linnud tulid ja sõid selle ära. Nii et sa pead elus arvestama sellega, et kui sa külvad, ükskõik mida sa külvad, häid sõnu, otsid teatud inimesi, otsid teatud võimalusi elus, siis sa pead külvama pisut rohkem kui see, mis sa vajad. Sellepärast, et linnud tulevad ja söövad osa ära. Nüüd, mis lahenduseks sellel oleks? Üks lahendus on see, et sa lähed ajad taga linde, anna seeme tagasi. Aga võib-olla midagi pillavad nad veel noka vahelt maha ja sa saad kätte, aga ma usu mind, sa raiskad nagu liiga palju aega selle seemne tagaajamise peale ja kogu selle korralduse peale, et parem on see, sa lihtsalt jätkad külvamaks. Ma tean näiteks, ütleme, võrkturunduses. Ma ei ole mingi spetsialist selles, aga ma tean, et seal ka sa pead kutsuma inimesi, kutsud inimesi. Ja kui sa tahad saada 10 inimest, siis sa pead kutsuma vähemalt võib-olla 30 või 40. Siis sa tead, et osa seemet, mis sa välja külvad inimestesse, linnud panevad selle nahka. Ja sul pole mõtet minna klaarima kellegi. Kuule, kes ütles sulle, see võiks tulla sellele koosolekule? Kes see mees oli, kus ta on? See jõua klaarida asju ära. Parem külva edasi. Räägi järgmisele. Lõpuks sa saad oma tulemuse kätte, kui sa piisavalt palju külvad. Amen. Ja siis muist kukkus kaljusele maale, kus tal ei olnud palju mulda. See tärkas varsti, sest tal ei olnud sügavat maad. Ja ma ei tea, kas sa oled näinud inimesi, kes on väga põnevil asjadest väga kiiresti. Nagu süttivad kiiresti, teeme ära! Ja järgmine nädal neid pole enam. Hallo. Kui palju on olnud läbi aastate ja kui me alustasime kogudusega neid inimesi, kes ütlesid, pastor, ma olen sinuga igavesest ajast igavesti. Ja 2 nädalat hiljem ma ei näinud enam. Ma pole enam näinud sellest ajast saadik. See on nagu Peetrus, kes ütles Jeesusele, et ma lähen koos sinuga surma või vanglasse. Ja samal õhtul juba, et ma mõtlesin ringi. Ma ei tunne seda meest. See on see kiire vastus, kiire reaktsioon, aga pole seda sügavust, pole seda vundamenti sees. Ja siis ta ütles, et aga kui päike tõusis ja tuli kuumus ja press tuli elu peale, siis ta kuivas ära. Ja muist kukkus ohakates sekka ja ohakad tõusid ning lämmatasid selle ja see ei kandnud vilja. Ma mõtlen selle peale, et selles külvaja loos huvitav tähelepanek on see, et ainult 1/3 sellest viljast, õieti siis seemnest olla täpne, hävitas saatan. Sest Jeesus pärast selgitab seda tähendamist, ta ütleb, et tuleb saatan ja võtab ära sõna. Aga ülejäänud seemne kaotsiminek oli seotud ümber seisva kultuuri mõjuga, mis juhtus väljapoolt. Kontekst. Väga tähtis. Millise konteksti sa endas lood. Nii et kiired asjad ei tööta alati. Kui me siin eelneva punkti juurde tuleme. Näiteks moto, et söö neid hormoone ja saada omale kiiresti suured lihased. Aga mis veel võib juhtuda, sa ei tea täpselt, eks ole nii. Oled sa iial lugenud arstimite kõrvalmõjusid, mis on? Ja siis sa mõistad üsna kiiresti, et arstimite tarbimine võib sind tappa. Ravimite tarbimine võib kõrvalmõjuna sind tappa. Kõik see, mis võib potentsiaalselt juhtuda sinuga. Nüüd, ma ei taha väga palju tiirutada selle asja ümber ja tulla tagasi selle loo juurde siin Markuse evangeeliumis. Ma ütlen nii palju, et kui sa piisavalt palju külvad, sul on mingi plaan, sul on mingi idee, sul on mingi soov midagi ära teha. See võib olla ärivaldkonnas, see võib olla suhete valdkonnas, see võib olla teenistuse valdkonnas, sul võib olla soov mingi uus teenistus üles tõsta, kogudus rajada, mis iganes on. Või sa otsid toetust millegile, sa otsid kaasamõtlejaid, sul on visioon, sul on idee, aga sul ei ole inimesi. Kui sa piisavalt palju külvad seda ideed,
mõned linnud söövad ära, mõned ohakad lämmatavad ära, mõni on kohe sinuga kaasa, ütleb, jess, ma olen oodanud seda. Ja järgmine päev ütleb, et kellelgi oli parem idee, et sul on liiga väike palk, mis sa pakkusid. Aga varem või hiljem sa leiad need õiged inimesed. Ja siis see seeme kannab head vilja. Mõni 30, mõni 60, mõni 100. Halleluuja. Ja sa leiad selle hea maa. Ja vili tuleb esile. Aga tagasi tulles selle loo juurde Markuse 4, mida me hakkasime lugema siin. Inimene viskab seemet maa peale. Nüüd päris õige tõlge ja kreeka keeles maa peale või maa sisse on see sama eessõna. Ja üldiselt seeme tahab ikkagi olla maa sees. Isegi vili, mis külvatakse, peaks olema 2-5 sentimeetrit, sattuma ikka mulla alla. Mõni vähem, mõni rohkem, aga päris maapinna peal olev seeme kipub mitte minema kasvama. Ja inimene jääb magama ja tõuseb üles öösel ja päeval ja seeme tärkab ja sirgub nõnda, et isegi ei tea, kuidas. See on üks huvitav asi, kuidas areng elus toimub ja kuidas kasv elus toimub. Kui keegi küsiks, mis on olnud edu põhjus meie koguduses või kellegi inimese ettevõtluses või ükskõik mis näite võiksin tuua, siis sa võid välja tuua mingeid punkte. Meil on olnud head töötegijad, me oleme palvetanud palju, me oleme seda teinud, me oleme kuradi kinni seda. Aga lõppeks, kui sa oled päris aus, sa ei tea kuidas. Lõppeks sa ei saa nagu öelda, et vaat täpselt tee nii, nagu mina tegin kõik need asjad, sest vaene mees proovib sinu järgi teha kõik asjad täpselt samamoodi ja tal ei tule päris nii välja. Sa võid lugeda minu jutlusi ja uurida neid ja proovida jutlustada, nagu mina jutlustan, aga sa ei saa kunagi päris nii seda teha, sest sa ei ole mina. Ega ma täpselt ei tea, kuidas see välja tuleb. Ma ei tea, kuidas see asi juhtub niimoodi. See on müstika. Ma tõusen üles ja heidan magama, aga seeme kasvab, sirgub. Nõnda, et ta isegi ei tea, kuidas. Ja salm 28 on üks tähtis salm, mis ma tahan, et sa jätaksid täna meelde. Sest maa kannab vilja iseenesest. Nüüd õige tõlge, ja ma ei tea, mis on siin uus tõlge, maa kannab vilja iseenesest, inglise keeles ütleldakse seal niimoodi. Soil produces the fruit. Ehk et maa toodab esile selle vilja. See pinnas, see kontekst, see must muld, see pime paik, märg, külm, vahest tead, ussid, roomad, vihmaussid seal sinust möödas ja istud seal seeme. Tunned ennast üksikuna, tunned ennast maha jäetuna. Teine seeme ei ole sul läheduses, võib-olla. Vili tundub olevat kauge tulevik. Praegu kõik nipime, niitume, sa ei tea, mis saab. Keegi veel tallab sinu peal. Ja seal sa oled. Oma pimedas paigas. Aga Piibel ütleb, et see sama maa toodab vilja. See pimedus, need olukorrad, kus sa täna oled, need väljakutsed, millega sa tegeled, see toodab midagi sinus. Sa oled kõndimas läbi asjadest. Võib-olla ei ole need üldse paljud head asjad, ma nõustun sinuga, elu on tihti karm. Aga see maa, see muld, see pinnas, see keeruline faas sinu elus, see põhjustab teatud vilja. Istuksid sa ilusti seal maa peal või kuskil karbis, ma garanteerin sulle, su vili ei tule kunagi esile. Mul on kodus mingid seemned, istuvad juba mitu aastat kuskil karbis. Ma ei saa tomateid sealt. Ma võin sealt vaadata, mida iganes. Need ei lähe porganditeks ise. Need ei kasva seal edasi. Need kasvavad, kui nad on õiges kontekstis. Ja see kontekst alguses ei pruugi tunduda hea. Kellele meeldib olla mullas? Pista oma sõrm mulla sisse, hoia seda paar päeva seal, vaata, mis sa välja tõmbad. See on väga kortsus.
ma olen pisut mullatüüteid viimastel päevadel ja mul on siin üks koht niisugune must, ma ei saa seda mustust siit seest välja. Ja ma pole isegi käsi mullasse pannud. Muld püüab hakata kohe tööle iga asjaga, mis sa sinna sisse lükkad, eks ole, et panema seda kasvama. Aga selles mulla kontekstis olemine, see faas ei ole mitte lihtne faas. Maa kannab vilja iseeneses. Ja sõber, ma tahan öelda midagi sulle, ma usun, see on prohvetlik, võib-olla mõne jaoks see on julgustus, aga sina, kes istud täna siin, sa oled seeme, mida Jumal on külvanud sellesse olukorda, siia tundi, sellesse aega, sellesse situatsiooni. Sa ei ole juhuslikult siin. See on sinu pinnas. Kui see oleks ideaalne, kõik suurepärane, siis jah, võib-olla sinu välised ressursid kasvavad, aga sina jääd kiduraks. Sa oled selles õiges pinnases täna. Sellepärast sa oled selline, nagu sa oled. Sellepärast sul on selline võime hinnata teatud asju, aru saada teatud inimestest, mõista elu, kuna sa oled selles pinnases olnud. Vahest on raske rääkida inimestega, kellel on ainult piibli teadmised, aga pole elu kogenud. Ja ta ei saa aru sellest, mis tähendab kaotus, mis tähendab pettumuse, mis tähendab läbi minna keerulistest faasidest, kaotada lähedasi, olla mitte mõistetud, olla maha jäetud, olla kiusatud alla andma, järgi jätma ja nii edasi, nii edasi. Ja ta ei ole läbi teinud neid asju. Sul on raske ühte keelt leida temaga, kui ta on steriilselt olnud kuskil paigas. Aga kui sa oled kogenud konteksti, kui sa oled kogenud seda mullas olemist, seal on mingisugune lisaväärtus sinu sees. Amen. On lisaväärtus, kui julgustab sind keegi, kes on läbi läinud millegist, millega sina võitled täna. Kui keegi, kes lihtsalt ütleb, et hei, mis probleem sul on? Mina küll sinu olukorras ilmselt nii ei teeks. Hei, sa ei ole olnud minu olukorras, sa ei tea, mis sa teeks. See oleks ilmselt 3 korda hullem, kui mitte 10. Kasv ja paljunemine ja viljakus määratakse lõpuks selles mullas kontekstis. Sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate püsivalt Karjase Kohvi saateid või sattusite alles hiljuti neid saateid jälgima. Suur tänu kõigile, kes on kanalit tellinud, kes on seda jaganud oma sõprade ja tuttavatega. Ja eriline südamest tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ning anna teada mulle, kust kohast sa saadet vaatad. Ja kui keegi tahab seda kanalit toetada, siis informatsioon selleks on siin olemas. Suur tänu teile, jälle kohtumiseni, olge vahvad, näeme jälle.